Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast ja täna siis jõuame oma aasta ennustusega lõpuks ometigi detsembrikuu sünnipäevalasteni. Kes on detsembrikuus sündinud? Nii, vaatame siis, mida toob aasta detsembrikuus sündinutele. Nii. Aasta 2026. Nii, mida toob aasta 2026 detsembrikuus sündinutele? Suured muutused tulid kohe. Teile tuleb üpris maagiline ja tormiline aasta. Niimoodi. Nõnda. Okidoki. Hakkan siis pihta. Nii. Et esimene kaart tuli siis suured muutused, mis näitavad, kaart kõrval on kohe, et sinu intensiivsus on sinu supervõime. Ühesõnaga teile tuleb kuidagi hästi selline aasta algus hästi suurte muutustega, hästi selline tormiline, hästi palju toimub. Ma panen kohe siit teise rea ka. Ma panen kõik read välja, siis saan hakata vaatama siin. Siis võtab seda pilti kuidagi paremini kokku. Muidu on nii, et seletan esimese rea ära, siis seletan teisest reast, kolmandast. Nii et paljud kaardid muidugi, sündmused korduvad, mis sest, et kaardid iseenesest on erinevad. Nii, vaatame. Jah, mis siin, kui nüüd sellest esimest reast vaadata, siis on teil siin aasta keskel on küll selline koht, kus on, et peate hästi vaatama, keda te oma nii-öelda oma energeetiliselt territooriumile lasete ja keda mitte. Siis aasta lõpus tuleb teil väga selliseid huvitavaid ideid, mis teiste jaoks võivad tunduda veidrad. Aga need uued ideed toovad hästi palju, loovad teile hästi palju uusi võimalusi. Need on väga head ideed, nii et andke aga minna. Andke aga tuld sellele, mis te siis siin aasta lõpuks välja võlute. Nii, aasta lõpus on küll natukene selline nii öelda siis oma varjuga tegelemine. Et märksõna on, et saa sõbraks oma hüljatud osaga. Aga see varjuga tegelemine on jah see, et minu arust vähemalt, et te tunnistate sellise oma plusse ja oma miinuseid ja võtate ennast sellisega nagu on ja püüdlete ju ikka ju paremuse poole, kõik ju meist püüdlevad. Aga siin ei saa enam vältida selliseid tundeid, et need tunded, mis esile kerkivad, mis teile võib-olla ei meeldi, eks ju, et siis te olete sunnitud nendega tegelema. Sellepärast, et siis järelikult puhastada sellega seoses oma juba 2027. aasta neid sündmusi ja energiaid. Niimoodi. Huvitav on see, et ma ei saa aru ühest asjast, et nojah, siis on järelikult on nii. Igal juhul on mõtlege, kui palju on kaarte pakis ja väga palju tuleb sellel aastal tähemärkidele ühesuguseid asju. Ma ei ole varem sellist asja märganud. Nii, aga siin ma hakkan ikka siis järjest lugema. Nii, et kuna siin esimeses reas neid teevad suured muutused, siis need muutused, ma panen ikkagi niimoodi. Siis ma loen ülevalt alla, loen teistmoodi, loen nii, nagu ma tavaliselt teen. Nii, vaatame. Natukene teistmoodi siiski teil. Olete küll pidanud kaua ootama oma aasta prognoosi, aga arvan, et seda tasub ära. Nii, mida toob aasta 2026 detsembrikuus sündinutele? Nii, vaatame.
noh, põnevaks läheb, ütleks niimoodi. Nii. Nii kaua, kui ma siin segan, siis ma ütlen, et ma olen väga tänulik kõigile teile, kes te siin kanali peal mul olete olnud ja muidugi ka neile, kes tulevad uued juurde. Siis siin on nüüd, kuna mul on see viimane selle aasta prognoosist, see sari siis, mida toob aasta 2026 iga erinevast kuus sündinud inimestele, siis võite mulle julgelt panna sinna ideid, mis järgmisteks saadeteks on. siis ma vaatan, et kõik ma panen siis need esmajärjekorras, mida siis rohkem on tahetud, aga tegelen ka nendega, kes on siis, kes on seal kirjutanud ja kui ei ole rohkem huvilisi, siis ikkagi tegelen nende teemadega. Nõnda. Et julgelt võite, kui meeldib, siis jagada ja niimoodi. Sest ja ma olen ise nüüd ka vaadanud, üks päev vaatasin natukene, märkasin, et neid kaardiladujaid on tõesti YouTube'is hästi palju. Aga sest pole midagi, igaüks teeb erinevat moodi ja ühel on oma vaatajaskond, kellele meeldib ja kes keelab. Ühe pealt võib vaadata teise pealt, et mis teiega rohkem resoneerub. Ja tavaliselt on ikka ju kuulad ära ja siis aasta lõpus vaatad, aha, näed, see ütles seda, see läks sellel täide, see läks sellel täide, mõnel läheb kõik täide, et kuidas parasjagu teie ka oma neid valikuid teete. Ainuke asi, mis ütlen, et ärge kunagi nendest ennustustesse täielikult kinni jääge. Nii, oot, siin hüppas välja 2 kaarti, paneme need kaardid siia. Nii, kumb on õige järjekord, kohe vaatan. See oli esmaselt, see läheb siia. Nii, järjekord, kummas järjekorras välja hüppasid. Nii, okidoki. Ei, neid ma ei võta, sest need on täpselt samad, mis eelmistel. Lihtsalt ei võta. Nii. Olgu see kas või nüüd saatusesse sekkumine siin, aga lihtsalt juba hakkab ära tüütama, kui tulevad ühtemoodi kaardid. Kuigi jah, tõesti, eks ju, detsembri on november, detsember, et hamburid on ju eelmise kuu omad, saavad hamburid veel kuulata. Hambur tähendab, saab kuulata veel novembri asju ja detsembri asju, mis siin kattub, mis on teistmoodi, kindlasti kattub siin. Ja nii on ikka teistega ka. Detsember, Kaljukits peab ju kuulama ka jaanuari oma. Niimoodi. Nõnda, vaatame. Nii, nüüd ma oma aruga küll segasin korralikult, näis, vaatame. Nii, tõmbame välja. Kui need kaardid ikka tulla tahavad, siis nemad tulevad. Mitte midagi ei ole kahjuks teha. Et kui on nii, siis on nii. Nõnda moodi. Nii, ja nüüd paneme siis Lenormandi kaardid. Tavaelu. Nii. Mida toob aasta 2026 detsembrikuus sündinutele. Vaatame. Mina ütleks, et teil tuleb väga ilus aasta. Üldiselt kokkuvõttes tuleb teil väga ilus aasta. Niimoodi. Tõeliselt ilus. Raha on, armastust on, õppimisi on. Ja aasta lõpus on siin ikka juba täitsa, kõik on hästi paremuse poole, parem positsioon, parem elujärg. Aasta alguses on seda edukust esile kerkimist tuleb siin. Nii et väga, väga äge. Nii, aga hakkame siis niimoodi jälle uuesti sealt ülemisest reast. Ma hakkasin pihta ennem, ütlesin, et suured muutused, et minge nende muutustega kaasa, et teid just kui elu tõmbab nendesse suurtesse muutustesse, need tulevad teil kõik hästi selliselt tormiliselt sündmused
aga lihtsalt minge sellega kaasa, sellepärast et usaldage universumit, usaldage seda eluvoolu siis nii-öelda. Ja et hästi põnev, et esimene pool tuleb hästi põnev ja väga palju väga palju maagilist tuleb teie ellu. Et võib-olla leiate mingi sellise esoteerikaga seotud mingid sellise huvitava kas siis tegevuse või hobi endale, mis on siis natukene esoteerikaga siiski seotud. Ja põhimõtteliselt isegi võiks öelda nii, et see on kuidagi teie jaoks ka teistmoodi ja natukene imede maailm ka. Nii et siin see kevad-suvine aeg ja suve poole hästi palju tekib sellist efekti, et oh jess, on ju, see on see, mida ma olen tahtnud teha, see on see, mida ma olen otsinud oma elus. Suve teisel pool on sutsukene siiski et peate enda piire kaitsma. See on siis niimoodi, et just nagu selline energeetiliselt peate vaatama, keda te lasete enda ligi, keda ei lase. Et väljaspoolt tulevad kas siis teiste poolt tulevad õpetused või ütlemised, mis tahavad teid justkui natukene kahe jalaga maa peale tagasi tõmmata, siis ärge laske enda arengut segada. Lihtsalt, kui on vaja, kaitske oma neid piire ja selleks, et oma territooriumit kaitsta, on neid nippe muidugi hästi palju, aga üks lühim või selline lihtsam asi, mis ma alati olen õpetanud, on see, et mõelge ennast kristallkuuli sisse. Niimoodi, et teil on kristallkuul ümber kaitsebarjääriks. Ja siis aeg-ajalt lihtsalt, kui te tahate oma kaitset tugevdada või uuendada, siis pange ka sinna muidugi oma selle sõnavägi sisse niimoodi, et kui te selle kristallkuuli loote mõttes enda ümber, selle kaitsebarjääri, aga loogegi siis see, et kõige halva eest, et ei paneks üldiselt endale üleüldse peale, nii et teile eaga ligi ei pääse. Vaid te saate oma sõnaga, nii et see kaitseb mind vampiiride eest, see kaitseb mind kurja silma eest, kaitseb mind selliste vampiirinimeste eest, õnnetuste eest. Ühesõnaga, pange oma see sõnavägi tööle niimoodi, et te annate justkui käskluse sellele kaitsekristallile, et kuidamoodi see kaitsekristall saab teid kaitsta. See on teie nähtamatu kaitse. Aga see toimib väga hästi. Mul on väga palju erinevaid tehnikaid kaitsetest, sellepärast, et ma aeg-ajalt muudan oma kaitseid ka, sest tulebki muuta, muidu on niimoodi, et kui väga see on sama asi nagu salasõnadega, eks ju. Kui sa kasutad kogu aeg ainult ühte salasõna, siis sa muutud häkkeritele kättesaadavaks ja haavatavaks. Nii tuleb ka enda energeetilisele kaitsega aeg-ajalt tuleb võtta mingisuguseid uusi nippe kasutusele ja teha teistmoodi. Et siis sa ei ole nähtav teistele. Just niimoodi nendele, kes halba soovivad. Nii, siis teil on siin need, nagu ma ütlesin juba, on hästi selline innovaatiline aasta ja teil tulevad mingisugused sellised crazy'd ideed pähe, mis loovad teil hästi palju selliseid uusi ja soodsaid võimalusi, nii et kõik oma pöörased ideed, mis pähe tulevad, andke minna, hakake ellu viima, et universum toetab teid sellelt poolt. Ja aasta lõpus tuleb siin natukene veel oma varjuga tegeleda, aga lihtsalt siin on märksõna ka, et saa sõbraks oma hüljatud osaga. Et mis see meile siis veel ütleb, et aksepteerige ennast sellisena, nagu te olete ja isegi kui on mõnikord sellist asja, et näiteks kes äkitse võib sellise äkkvihaga inimesed olla, siis mul on kunagi väga ägedalt üks inimene ütles, kes ka hästi palju tegeleb endaga ja ütles niimoodi, et tead, kui mul vahest tuleb, tal ei olnud küll äkkviha, aga vahest ikka mõne asja peale vihastad ju, kui keegi midagi ütleb su kohta, siis vihastad. Aga siis on niimoodi, et ka viha on, kui sa muudad selle armastuse energiaks, selle viha energia, siis viha energia on tohutu loomeenergia. Nii et see tuleb lihtsalt panna enda kasuks tööle ja muuta armastuse energiaks. Nii et ükski halb omadus või asi ei ole ka lõpmatuseni halb. Alati saab kõike ju ümber teha ja kasutada just nimelt neid miinuspooli ka oma
heaks muundamise ja hea poole loomisega. Nii, siis siin pere selle konstellatsioonikaartidest on selline asi, et teie selle aasta alguses siis tegelete vanemad põlvkonnad tegelevad oma nooremate põlvkondade tervendamisega ja huvitav küll on see, et iga kord mul, üks seesama kaart on ju, aga iga kord mul tuleb, kui ma vaatan, siis mul see informatsioon võib tulla teistsugune. Et parasjagu, mis info sealt tuleb, et kaart on ainult see väline vahend, eks ju, aga informatsioon tuleb ju kõik ikkagi ülevalt poolt. Siis mina ütlen teile selle kaardi kohta seekord niimoodi, et teie naisliin ühesõnaga hakata oma järglasi järgnevate põlvkondade just nimelt pojakesi tervendama. Nii et kui on muidugi mõlemad liinid peavad olema nii terved, aga siin on ju olnud olukordi, kus naisliin tervendab ka oma naisliini, sest meesliin on ära tervendatud, aga see on teil selline lugu, et teie hakkate just nimelt tervendama, naisliin on terve, aga te hakkate tegelema oma järgnevate põlvkondade meesliini tervendamisega, isaliini tervendamisega. Aga see on ka loogiline, sest palju meil jõuab inimese konstellatsiooni ja kes need on? Tavaliselt on need ikkagi naised, enamalt jaolt on naised. Nüüd on juba ka väga palju on mehi, kes tegelevad konstellatsioonide ja värkidega ja tõesti on nii, et minge ja otsige ja kui midagi on katki, suhted on isaliiniga katki, otsige abi, et tehke need terveks. Selle isaliini kohta vist oli mul ka nende detsembrikuus sündinutele, mis ka siis tõesti hamburikestele järelikult kattub siin, et isaliini tervendamine hästi oluline. Nii, suhetes näitab samamoodi, kui on suhted läinud katki või on mingi mõra sisse tulnud, siis näitab nende suhete parandamist, tervendamist ja aktsepteerimist sellena, et teie erinevused võivad olla teie tugevused. Et niikuinii kõik oleme erinevad, et üks-ühele inimesi ju on suhteliselt vähe ja ikka ju, kui me saame kokku ju oma teise poolega, siis me oleme ju, mingi osa on, mis on ühtne, mis tegelikult ju tõesti tõmbab ju, et midagi peab olema sellist, mis teid ju seob ju. Seob muidugi ka see tunne ja need kõik eelmiste elude kokkulepped, et see magnet ju tõmbab ikka, see hingeline magnet ju tõmbab teie ellu inimesi, aga siin näitab ja see samune olukord on niimoodi, et tervendate oma suhet ja teie erinevused võivad muutuda teie tugevusteks. Siis naistele näitab siis kuskil mai-juunikuu, pigem jah, rohkem selline maikuu teema on see, et iseenda terviklikuks saamine. Ja siin näitab küll ka naisliiniga seotud asju, aga rohkem selline iseenda erinevate pooltega. Nii et mineviku, oleviku, tuleviku sõlmite kõik endast tervikuks ja need haavatavad asjad, mis on teil minevikus olnud, mis on teile haiget teinud, et te lihtsalt vabastate neid, lihtsalt loobute nendest. Et teil on selle aja jooksul kergem endast seda kõike vabastada. Niimoodi, juuli-august olete te hoitud kaitstud, et võib ka olla niisugust asja, et hoitud kaitstud olete niikuinii, aga siin võib olla sellist asja, et te olete just nagu sellises ooteseisundis. Te ei tea, mida te elult siis edasi ootate ja teil on lihtsalt vaja seda puhkust, et andke endale seda puhkust, et ärge kogu aeg sundige endale tagant, sest ma tean väga palju detsembrikuus sündinud inimesi, kes on just detsembri alguse poole, kes tohutud töönarkomaanid, et andke endale vahepeal puhkust. Nii et see aeg, kus te siis saategi rahulikult puhata ja laadida oma energiaid, et see jääb teile siis juuli ja augusti sellise kuu ajaga. Nii, siis edasi sügise poole. Osasid perekondasid, osadesse peredesse, ühesõnaga suhted tervenevad, osadesse peredesse tuleb siis järelkasvu, et
et kas siis noh, nooremad poolsed endale võib tulla pereliige lisanduda, siis vanematele, noh, siis saad ju, kes saab vanemaks, kes saab vanavanemaks. Et vot selline rõõmusõnum teile siis on siin aasta sügise poole ühesõnaga. Nii, aasta lõpupoole. Nüüd meestele ütleks niimoodi, et mehed isegi nii, et kui see rõõmusõnum tuleb sinna, siis mul isegi tundub niimoodi, et just nagu naine tunneks sellest rohkem rõõmu, aga mees tunneb seda, et tal vastutus suureneb, et ta peab hakkama rohkem, noh, mis on ka loogiline, et peab hakkama rohkem kaitsma, võitlema oma pere eest seisma. Et aga võtke rahulikult. Kuule, me oleme kõik sündinud siia maailma ja me oleme kõigil meile kõigil endal on sündinud lapsed maailma. Noh, kellele tõesti ei ole, et sellel on teistmoodi, aga et meil on ju kõigil ükskõik, siin ei ole küll seda konteksti, on ju, aga muidu mul on osadest kaartidest tulnud ka sellist asja välja, et kui näitab pereliikme lisandumist, siis keegi võtab endale näiteks kas koera või kassi, on ju, et miks mitte, pereliige on ju oma lemmikloom ka. Aga sellest ei ole ju mitte midagi, et oleme õnnelikud selle üle, et kui mõni laps tahab tulla siia maailma praeguses olukorras veel, et väga paljud on nende korontsikovaksidega on jäänud ju täiesti selliseks, et nad ei saagi enam lapsi ja see on tohutu katastroof ja õnnetus tegelikult ju tervele inimkonnale. Et siis võtame tänuga vastu need, kes tahavad tulla. Et ei ole hullu midagi. Nii, aga jah, et see, et mehed võtavad kohe sellise kuidagi kaitseseisundi, aga see kaitseseisund esialgu võib olla ka niimoodi, et võivad tunda, et nüüd on, noh, neid on kuidagi piiratud, aga siis tekib selline tunne, et ei, mõtlevad läbi, mõeldakse, kaalutakse asjad läbi ja mõeldakse ka niimoodi, et tegelikult on ju päris tore. Nii et aasta lõpuks on siin teil kaalumist küll, just nimelt meestele. Niimoodi, siis vaatame järgmist, vaatame siis neid minu kaarte. On aasta algus on jah natukene kergem, väga palju saate märke, sõnumeid, vaata nagu eelmises oli, ladumises oli mul niimoodi, et kui näiteks tuleb see sulekene või hakkate nägema ühtemoodi telefoninumbrid, kellaaega tahtsin öelda, miks telefoninumbrid, niimoodi. Et siis hakkate tähelepanu pöörama sellele, kui teil tulevad korduvad numbrid teie ellu, et mida see siis tähendab. Aga üldiselt on see kaart näitab seda, et te olete hoitud ja kaitstud kõrgemate jõudude poolt ja te ei pea millegi pärast muretsema. Siis jah, niimoodi jõudsime jälle selleni, et südamehaavakesed, kellel on, siin hakkavad ilusasti paranema. Et hakatakse juba julgema ja uusi samme teha, et kes siis parandavad oma suhteid, siis neil väga edukalt läheb, kellel on siis olnud katkised lahku läinud suhted, siis neile tuleb ka hingehaavakesed paranevad ja nemad julgevad juba, neil hakkab juba tulema uue partneri tulek ellu. Et väga lahe, üksi ei jää. Nii, edasi näitab, mis siin on tervis, elujõud, pikk iga. Et kevade ja suve poole näitab sellist, no tõesti, te tunnete ennast väga hästi. No näis vaatame, kuidas see suvi tuleb. Ma ei oska öelda, kaartide järgi võiks öelda, jälle üks teema saadet teha, eks ju. Et vaadata kaartide järgi, missugune suvi tuleb, missugune kevad tuleb. Väga hea. Nii, selle ma pean endale pärast meelde jätma või kirja panema. Nii, et suvi tuleb jah teil selline täiesti taastute, teie tervis läheb hästi selliseks tugevaks, tunnete ennast hästi, on mille eest tänulik olla ja kaart siin õpetab ka seda, et järjest rohkem olge ka nende väikeste asjade eest tänulikud, mis teie elus on. Sellepärast, et see tänulikkus on nagu kõlgetõmbeseadus ikka ju. See tänulikkus tõmbab ligi teile seda, mille eest te tänulikud olete. Aga samas on see, et kui kiruda, siis täpselt seda saate, mida te kirjuta, ja kui te olete tänulikud head asjade, siis seda headust, küllust kõike tõmbab teil veel rohkem ligi. Siis sügise poole teil on maaga seotus on rohkem, võib-olla tahate rohkem olla looduses, võib-olla teid tõmbab. Siin näitabki tegelikult, et tõmbab juurte poole, paljud teist võib-olla valivad, kui tuleb kuskiltki vanavanemate poolt pakkumine, et kuule, meil on siin, tahame, nagu
nagu seal suveilmimisel ju. Tahame Tootsi nimele seda talu kirjutada ja mis siis teha, eks ju. Et teie võite hakata mõtlema selle peale, et võib-olla tõesti juurde tagasipöördumine ja maalähedasemat elu, et võib-olla ei taha enam see korterielu ei huvita ja tahaksite jah, ja siin näitab juba järgmises reas ja te tahategi ja te väga paljud teist detsembrikuus sündib, teil tuleb see võimalus ja te pöördute tagasi juurde ja rohkem maalähedase elu poole. Nii aasta lõpus siin võib olla siis niimoodi, et kui nüüd partnerlussuhted ilusasti siin on, võib tulla abielu ettepanekut. See on siis suhete puhul on ju, aga kui nüüd on näiteks tööalaselt võib ka tulla hästi selliseid koostööpakkumisi, et see sõrmuse kaart ei tähenda ainult suhtealaselt, et see tähendab ka tööalaselt, ametialaselt, et väga huvitavaid koostööpartnereid võib tulla koostööpakkumisi, et võite julgelt vastu võtta. Muidugi ülemises kaardis näeb ära seda, et te kaalutategi enda jaoks läbi ja mis on õige tegelikult. Ja siis hakategi kaalutama vana töökoha puhul näiteks, kui on, et kas seal on rohkem positiivset, rohkem negatiivset ja siis selle uue puhul, mis teile pakutakse, siis samamoodi kaalutate läbi. Need ühesõnaga need plussid ja miinused, see võib küllalt tasane olla see võrdlusmoment, et need head ja vead plussid ja miinused võivad olla siis ühes kohas ja teises kohas aga siis tehke oma südame järgi oma otsus. Nii et näitab, et te võite võtta selle, ma vaatan kohe, kui te võtate vastu. Ja te peate hästi läbi kaaluma, siin on küll niimoodi, et kohe ei torma, kaalute läbi, teete südame järgi oma otsuse. Aga pigem tasub olla ettevaatega, kui te siiski võtate vastu, siis on hästi, väga hea, niimoodi. Nõnda, et kaalutlege läbi, et seda näitab, et kõik plussid, miinused on vaja läbi kaaluda. Ja siis, kui te siiski võtate, siis liikuge selles suunas, kus on teil siis, siin on, kaart on mul selline, aga olge voolus, liikuge selles suunas, et kuhu poole teid rohkem, kus on rohkem takistusi, selle jätate ära, ja liigute selles suunas, mis on rohkem voolamises. Nõnda. Siis siin edasi, järgmised kaardid meil, metafoorikaardid. Nõnda, suured unistused aasta alguses, suured muutused, kiired muutused ja see on siis nagu isiklikus plaanis niimoodi, et hästi äge ja tõesti ka neid unistusi, mis siin jälle hakatakse realiseerima. Ühesõnaga, kõike seda neid suuri muutusi edasiliikumist, see on universumi poolt saadetud, et see ei ole niimoodi, et ei saa nüüd, et hea küll, et mul tuleb igasugu muutused. Ei, ma tahan oma vanas mugavustsoonis olla, et ma ei taha kuskile liikuda, ma ei taha oma elu muuta, siis teil ei anta seda võimalust. Teil tulevad need muutused nagunii. Ja siin on ka näha, et mingite asjade puhul, mis võib siis olla nii tööga seoses kui ka armastusega seoses, siis on nii, et te olete justkui uksepakul või lävepakul ja te ei tea veel, mis on ees. Kuigi jah, see oma mõtetest te ju ei tea, aga siin näitab, et see, mis universumi poolt pakutav on, see on tegelikult väga hea. Ja näitab ka, et teie on valgustatud, et te ei pea kartma, te ei pea kahtlema, võite võtta uusi võimalusi vastu enda ellu julgelt. Niimoodi. Et ükskõik siis, kuigi siin näitas ka aasta lõpupoole ka võimalused ju tulevad, erinevad koostööpakkumised. Aga see osa on jah siin niimoodi, et kellel siis tõesti, kellel näiteks ei ole siiamaani tööle saanud, siis teil on võimalus saada nüüd veebruaris endale töö. Kellel on suhted purunenud, on kaua aega üksinda olnud, siis teil on võimalus leida enda kõrvale partner. Nii armumine uus toimuda, et hästi lahe. Nii siin edasi kevade poole siis. Kiire, toimekas, töökas. Ja te ei toimeta üksi, teil on hästi palju selliseid koostööpartnereid või siis ükskõik, ühesõnaga kollektiivne töö,
aga ühise eesmärgi nimel ja kui isegi, kes siin näiteks nende kodu loob pesa või siis ongi pereinimesed, teil tuleb hästi selline mõnus ja toimekas kevadine aeg. Nüüd suve poole näitab niimoodi, et võite olla sellise olukorra ees, kus te siis mõtlete südameasjad niimoodi, et teil võib tulla minevikus suhe tagasi või siis on niimoodi või tuleb, ühesõnaga teil tekib valik. Te võite ka isegi niimoodi, et võib-olla ei olegi nii, et mingi suhe just peab tulema, aga oma südameasjades, et teil tuleb siin teha mingid teatud valikud. Te tunnete näiteks, et ei ole rahul sellega, mis teil on, siis noh, tegelete endaga niikuinii, aga kui te tõesti tunnete, et ma ikka tahan seda muutust teha, tahan seda valikut teha, no siis tuleb teha. Aga jah, natuke keeruliseks läheb, südameasjade suhtes läheb sutsukene keeruliseks. Aga te saate selle valiku ilusti tehtud, et pole midagi. Nii, et võib ka selline asi olla, et te peate jagama ennast mitme inimese vahel ja see ei pea olema üldse niimoodi, et teil on nüüd mingisugune paralleelne suhe või mingi armuke või keegi, on ju. Ei, see ei ole isegi niimoodi. Te lihtsalt peate ennast armastatud inimeste vahel jagama. Nii et noh, näiteks vanematele vaja, lastele vaja rohkem pühendada, siis partneriga te peate jagama niimoodi, et kõik pooled oleks rahul, et te ise oleksite ka rahul ja terve, et ei tunneks ennast sellise nurka surutuna, et issand jumal, et nüüd on, ma pean näiteks vanematega rohkem tegelema, neil on abi vaja või lastega rohkem tegelema, et neil on abi vaja ja partner tunneb ennast, oi jah, et näed, mulle enam tähelepanu ei pööra, olen nii kõrvale jäetud, on ju, siis te peate niimoodi siis jagama ennast, aga kõige parem on alati ära seletada. Kui mingi pinge tuleb, siis koos arutada, koos seletada. Väga paljudes suhetes ei julgeta koos arutada, ei julgeta rääkida, aga kuidas on hea rääkida, ongi niimoodi, et ei pea hakkama kedagi süüdistama, näe, sa ei pööra tähelepanu, sa ei tee seda, vaid niimoodi, saate öelda niimoodi, et tead, ma tahan lihtsalt rääkida, et kuidas mina ennast tunnen. Te saategi öelda, kuidas teie ennast tunnete, aga ilma teist süüdistamata. Ja siis on võimalikud sellised läbirääkimised ja kokkulepped. Muidu on niimoodi, et loogiline, parim kaitse rünnak küll öeldakse, aga kui sa lendad peale teisele süüdistusega, siis see ei vii kuhugi. Siis teine tõmbab plokki ja siis on põhimõtteliselt, kui sina kuulutad sõja ja teine läheb selle sõjaga kaasa, siis lähebki sõjaks. Ja alati sõjas on kaotajad ja mitte jälle niimoodi, üks on võidupool, teine on kaotaja pool, vaid mõlemad on kaotajad. Alati on sõjas mõlemad kaotajad. Niimoodi, mis sest, et väliselt võib näha, oi jah, näen ees, mina võitsin, on ju. Ei, tegelikult on mõlemad kaotajad. Nii. Siis august-september on hästi palju, võib-olla tuleb hästi palju süveneda, kellel siis õppimisse, kellele siis, kui tulevad noorematele on ju, lähevad midagi õppima, siis algul võibki olla selline tunne, et issand jumal, et ma pean nii palju, et ma ei saa enam, vaata, tuled sellest puhkuse ajast välja, kui sul on olnud suvi ja kergem ja siis kui korraga tuleb liiga palju kohustusi, siis mõtled niimoodi, et issand, see kasvab mul üle pea, on ju. Aga ei kasva midagi. Kõik hirmud, mis teil peas on, kõik tondid, mis teil peas on, kõik saadate minema, lahustate ära, sellepärast et alati, kui tuleb mingi hirmu mõte, siis mõelge alati, et huvitav, kas see on üldse minu mõte ja et miks see hirm tuli, et millest see on, et kas see on siis, analüüsite läbi, aga kes ei taha analüüsida, kes ei ole nii palju seda kannatust analüüsida, siis teie siis lihtsalt mõelge, nii, see ei ole minu mõte, saadate minema. Nii. Ja kui ei ole teie mõte, siis ta tavaliselt lähebki minema, aga kui see on teie mõte, mingi asi, mille kallal te peate veel töötama, siis tuleb sellele otsa vaadata ja siis tuleb selle asjaga töötada. Nii, siis edasi, siin sügis, veel sügis. Palju võimalusi, palju erinevaid teid, kus suunas liikuda, kus suunas minna, aga liikuge rahulikult, et ükskõik, mis valikuid te siis teete oma elus. Et näitab, et valikuid siin on palju ja ükskõik, mis valikuid te oma elus teete, siis see sihtkoht, kuhu te peate jõudma, te jõuate sinna niikuinii. Lihtsalt teie valida on see, et kas te lähete otsemat teed pidi või te lähete ringiga, vahet ei ole. Lihtsalt ei ole valesid valikuid ja valesid teesid, on lihtsalt erinevad kogemused, erinevad õppetunnid.
nii et liigute oma suunas ilusasti edasi ja tehke oma valikuid nii nagu teile endale südame järgi õige tundub. Nii, siis on niimoodi, et siin on nüüd see lõhe. See on nii nagu jääpangal on lõhe sees, eks ju. Ja, aga kuna siin üleval on see, kas see on siis päikesetõus või loojang, rohkem tundub justkui tõusu moodi olevat. Ja siis, aga see on siis pigem selles suhtes, et siin on küll juurtekaart üleval, et see võib olla, see lõhe võib tekkida, kas siis oma vanematega, vanavanematega või mingi selline teema võib tekkida, et kas te siis ei jaksa või ei suuda. Aga selle kõige saab tänu sellele hoolivusele ja armastusele, et tänu sellele saab kõike seda parandada. Siin alumine kaart on päikesekaart, mis on edu kõikides ettevõtmistes, töös, armastuses, milles iganes on ju. Et siis näitab seda, et no kasvõi see võib ka isiklikult olla selline just nagu kahestumine, lõhestumine enda sees, enda tunnete sees. Sest kuna siin pildi peal ollakse üksinda, siis on see enda sees, mitte partneri teisega seotud. Siis on niimoodi, et midagi teetegi oma otsusekesed, võtate oma armastuse ja julguse, teete oma otsusekesed nii nagu te tunnete, et parandate siis selle lõhekese enda sees ära ja see õnnestub teil ilusasti. Sellepärast, et siin on all on päikesekaart, mis väga hästi näitab, et õnnestub. Kui nüüd oleks olnud all raskem kaart, siis oleks olnud, et teil on kuidagi raske seda teha, et see barjäär läheb kuidagi, kasvab järjest suuremaks või lõhe jääb järjest suuremaks, aga ei, teil on niimoodi, et teil on see täiesti enda sees ja te saate seda kõike väga ilusasti parandada. Nii, aasta lõpuks. Nii nagu ma enne ütlesin, et teil on kisub loodusesse, kisub juurte juurde, siis aasta lõpp ongi rohkem niimoodi, et tahate linnakärast välja, tahate rohkem olla looduses, maal ja nii, et siis arvestage sellega, et teie arvatavasti hakkate oma elu rohkem suunama maale ja rahulikuma elu suunas. Ja eks ta on ikka ju. Et noortel on muidugi kergem linnas elada, sest lapsi on kerge ju linnas kasvatada, ise saavad kooli, ise saavad tagasi, onju. Aga mingid teatud east tundub selline, et tahaks nagu juurte juurde, et pigem siis ütlekski niimoodi, et nendele siis, kes tunnevad, et tahavad juurte juurde, need hakkavadki sinna pöörduma. Nii, kõige alumine kaart, tavaelu, igapäevane elu ilma mingisuguse vaimsuseta on siis meil selline, et siin näitab muidugi, meestele näitab karjääris edu, tööalaselt edu, mingisugused võimalused, mis tulevad siis tööalaselt, kellel nüüd on tööalane töö kõik ilusasti paigas, kõik on edukas, siis need võivad mõelda, et teeks midagi veel või neil tekib mingisugune idee. Siis hakake vaikselt seda ideed endale arendama, sest isegi kui esialgu see idee kuskile veel ei vii, on ju, siis see idee on väga hea idee teil. Sest esimeses reas muidugi näitas ka siin, et mingisugused ideed tekivad teil teiste jaoks võib-olla veidrad ideed, et need loovad teile väga palju uusi ja suuri võimalusi, siis siin näitab ka niimoodi, et ideed tekivad ja need aasta lõpupoole hakata neid ideid väga hästi ellu viima. Nii, mis siis on naisterahvastele, kes on vallalised, kes on nüüd suhtes, siis näitab ka suhte paranemist, on ju, aga kes on vallalised, kellel ei ole suhet, siis nendele näitab, et tuleb armastus teie ellu. Teil tuleb siin rahaliselt läheb olukord paremaks ja siis, kui teil on olnud eelnevalt suhe, mis on siis teil, ei ole kõige parem olnud siis nii-öelda, siis nüüd tuleb teie ellu suhe, mis on vastastikuse austuse ja armastusega suhe, see on ilusti mõlemapoolne. Nii et väga hea ja kuna see tuleb nüüd see suhe teile selline, kes on siis, te olete üksteisele õpetajad. Nii et koostöö ilusasti sujub. Siis on niimoodi, et üks mõtleb, teine ütleb, on ju, kui teie mingi asi tekitab tunne, et millega just nagu hakkama ei saaks, siis te võite partneri käest küsida, et kuule, mis sina arvad, on ju, ja tema hea meelega õpetab, et ta annab häid nõuandeid ja ka vastupidi. Niimoodi, et te olete üksteisele väga head õpetajad ja kuna te olete natuke vaimset juttu ka ikka juurde, on ju, et kuna te olete sellised vanad hinged juba, te olete siin maa peal juba korduvalt kehastunud, siis näitab, et see koostöö, see kooselu, see suhe, te hakkate kuidagi looma sellist
sellist hästi lahedat, sellist tugevat iidset väärtust. Mega äge. Ja kui siin näitab nüüd ülevalt kaartides ka, et tõmbab juurde ja maa poole, et siis te hakkate, jah, teil läheb kuidagi väga ägedalt see elu käima. Nii et mega lahe. Päiksekaart juba seletasin, edu kõikides asjades. Liilia kaart on parem positsioon, parem elujärg, kõik selline. Nii et teie elu läheb siin aina paremuse poole. Nii et see aastanumber 1 kokkuvõttes, eks ju, on teie jaoks tõeliselt äge aasta. Väga lahe. Nii et sain siis teiega siin ilusasti. Mina ütleks, et see on vist kõikidest tähtkujudest, kõikidest nendest prognoosidest, mis on meil siin praegu see detsembrikuu, et mitte ühtegi halba kaarti sees ei ole siin. Täiesti lahe. Kõikidest kõige parem minu arust isegi. Nii et vaatame. Eks siis näha, mis elu teile toob, on ju. Ja kõike seda ilusat, mis siin alumise rea peal kirjas on, soovin ma teile kogu südamest. Nii et aitäh teile järgmiste videoteni.